Tere, minu armsad tarohuvilised, Niida tervendavate rännakute ja tarode kanali jälgijad. Tere neile, kes te olete siin esmakordselt ja soojad tervitused teile, kes te juba jälgite ja vaatate siin. Kui need videod, mis ma teen, moel või teisel teid kõnetavad, te saate siit enda jaoks midagi, siis vajutage tellin, subscribe, pange väiksed püstised pöidlikesed ja jätke oma sõnumid siia video alla või videotee alla. Siis ma tean, et ma räägin asjadest, mis teid kõnetavad ja need videod lähevad teile korda ja see omakorda inspireerib mind jälle tegema neid ajatuid ladumisi teile kingituseks siia siis sellele kanalile. Kes tahab minna sügavamale, tahab vaadata tarode toel siis tõsiselt sügavalt endasse, leiab minu kontaktid siit videode alt ja kanalilt saab minuga lahkesti otseühendust võtta ja leppida kokku siis individuaalset taronõustamist, kas silmast silma kohtumisega, kas veebi teel või salvestusena, täpselt nii nagu sind siis kõige enam toetab. Aga tänaseks teemaks ma olen siis valinud sellise ladumise ehk siis, et millised õnnistused ootavad sind lähiajal ees. Seda aega ma päris täpselt ei määratlegi. Lähiaeg on lähinädalad või lähikuud. Võib-olla lähipäevad lausa. Ja kasutan siis seekord väga erinevaid kaardipakke. Natuke näitan neid ka siis, millega ma laon. Selline kuutarot on üks pakk siis. Väga ilusad sellised looduslähedased, väga ilusa disainiga kaardid, mis mind ennast inspireerivad. Siis on Wisdom of Hidden Realms. Jälle sellised maagilised, ilusad kuldse servaga ja kõnekad kaardid. Siis on mul siin veel ühed suured lemmikud, siis Medicine Woman Oracle kaardid. Jälle üli ilus pakk, sellised tarkade naiste, väekate naiste tervenduskaardid. Ja siis viimaks on mul veel siin üks siis selline armastuse oraakel, kes ka tahtis kõnelema tulla siis seekordses videos. Ja grupid ma seekord lasen siis valida teil pendlitega. Teen siis ennustuse või ladumise või kanalduse 3 grupile. Ja esimest gruppi tuleb iseloomustama siis selline mäekristallist pendel, number 1. Number 2 gruppi tuleb iseloomustama ametüstist pendel. Ja number 3 tuleb selline roosa kvartsipendel. Vali siis lahkesti enda oma välja, kui vajad natuke rohkem aega valimiseks, siis pane video pausile ja seejärel läheme siis gruppide juurde. Vahepeal panen korraks pausile ka video, siis ma saan need ajatemplid ära kirja. Ja tere siis veel kord teile, kes te valisite siis selle mäekristallist sellise kõrge vibratsioonilise pendli ja teie kaardilehvik on siis selline siin ja alustame siis kuutarode sõnumiga ja
maaelemendi 4 siis tuleb esimese kaardina siis, kes tahab kõneleda, selline maahaldjalik energia. Et kui päris tarode analoog on müntide 4, on selline, mis kätkeb endas natuke sellist nagu ihtsust või kokkuhoidu, siis siin pakis minu jaoks müntide 4 või maaelemendi 4 on just selline nagu looduslähedane, kuidagi 4 on ka hästi tasakaalus, 4 on ürgelementide arv, sellised nagu 4 ilmasammast, õhk, tuli, vesi, maa. Et selline, kuigi ta on maaelemendi kaart, siis mulle tundub, et ta on nagu maaema tervikuna, kes kätkeb endas kõike seda 4 elementi. Ja see sinu õnnistus ongi kuidagi nagu seotud loodusega, küllusega, looduse maailma andidega. Sa nagu hakkad neid märkama või küllust hakkab sinu ellu rohkem voolama lähiajal, et sa nagu oskad ise märgata küllust rohkem enda ümber ja luua seda, et kuidagi see ongi see kõige kõnekam sõnum. Siis Hidden Realms kaartidest tuleb siis sulle selline kaamelipoiss ja mulle tundub, et moel või teisel vajad sa nagu kannatlikkust, et sinu teine õnnistus on siis kannatlikkus, mingitest eluperioodidest, olukordadest läbi minemisel on sul sellist nagu visadust, kannatlikkust, et sa lähed pigem väikeste sammudega, aga kindlalt oma eesmärgi poole. Ja sa ei pea kõike ise ära tegema, et sul ongi justkui selline tunne nagu, et elu kuidagi kannab, toetab, toidab, et sa ei pea kogu raskust enda õlgadel ära kandma, vaid see õnnistus ongi nagu see, et märka siis neid jõude, mis sind toetavad. Võib-olla need tulevad teiste inimeste näol, mingite ressursside näol sinuni. Aga tea jah, et see õnnistus on see, et sa saad loota selle peale, et elu pakub sulle tuge. Nii, Medicine Woman pakist tuleb sulle veel vägevam kaart, tuleb siis Bisoni tootem sulle. Et see on uuesti kõlab siit läbi siis külluse teema, et Bison on küllus põlisrahvaste mütoloogias arusaamises, on ta siis alati tähistanud jah, sellist nagu looja enda puudutust, sugust tohutu suurt küllust, hästi suurt väge, samamoodi vastupidavust. Et mul on selline tunne, et see õnnistus ongi see, et kui sul on mõnevõrra nagu keerukam eluperiood käsil või sa pead mingeid suuri asju ära lahendama, siis kaardid mängivad sulle kätte, elukaardid mängivad sulle kätte lihtsalt sellise nagu visaduse, kannatlikkuse, nagu oskuse, jõu, tasakaalu läbi minna nendest keerukamatest olukordadest. Ja kuidagi saadetakse su teele lihtsalt need toetavad jõud, mis su sealt läbi kannavad, et sa ei pea enda jõu pealt ära tegema neid asju või samal ajal kasutades enda ressursse ja samal ajal nagu elu kingib sulle ka mingeid toetavaid jõude nagu hästi palju, mis kannab sind lihtsalt läbi keerulisematest olukordadest. Ja armastuse oraakel siis tahab sulle sellise tsüklilisuse kaardi tuua siia, nagu sa näed siin punase südame taustal siuksed nagu erinevad elutsüklid keerlemad. Selle kaardi sõnum ongi sulle see, et elu koosnebki erinevatest tsüklitest. Et ta ei ole selline lineaarne kulgemine, vaid sellised pidevalt keerlevad, tiirlevad tsüklid siis, et ja mitte nii, et siis üks lõpeb ja teine algab, vaid neid tsükleid tuleb kogu aeg juurde ja üks hõlmab teist, on ju. Et nagu siin kaardi peal on ka need pildid, et need erinevad tsüklid võivad kulgeda nagu samaaegselt, nad võivad olla elus täiesti erineva pikkusega. Et kuidagi sul on sellist voogamist ja tarkust
paindlikkust nagu ühendada neid eluperioode, võtta nendest need õppetunnid, võtta see, mis sulle oluline on ja needsamad siis väeloomad, kes tulid sulle siia, nii see kaamel kui piis on, et mõlemad justkui pakuvad tuge ka nendest elutsüklitest läbivoolamisel ja nendest õppetundide äraõppimisel ja kuidagi nagu enda kasuks pööramisel. Et selline toetatud kulgemine sinul oodatud siis lähiajal ja põhisõnum, mis siit sulle kõlama jääb, ongi see, et kui sul on mingeid suuri asju vaja ära lahendada või mingite suuremate asjadega elus, isegi teatud eluraskustega silmitsi vaja olla, siis looda lihtsalt nende toetavate jõudude peale ja nende ressursside peale, mis sinus endas on ja nendest tsüklitest kantakse sind nagu kergusega ja visadusega ja kannatlikkusega ilusti läbi. Loodan, et leidsid siit endale mõne toetava mõtte, et sellised õnnistused siis sinu poole teel ja sinus endas olemas eelkõige, et märka ka neid. Tere siis uuesti teile, kes te valisite selle lilla ametüspendli oma gruppi iseloomustama ja teile siis kõnelevad siis kuutarad kõigepealt läbi tulekuninga, onju. Et mulle tundub, et see õnnistus on seotud sellise küpse suhtega, et tulekuningas on küll hästi kirglik selline, kui siin kaardi peal on tegemist sellise vana, targa, valgustunud mehega, et mulle tundub, et teid saadab selline küps suhteõnn, kus on samas sellist nagu tuld, kirge, elu, naudingut, et see on selle kaardi siis põhiline sõnum. Selline mahlakas, hästi nagu elusust täis suhe ja samal ajal selline küps, tasakaalukas, tark, vägev partnerlus. Teiseks tuleb siis selline vikerkaare värvides prints ja see kaart iseloomustab siis mitte niivõrd isikut, kuivõrd sellist sihikindlust, otsusekindlust, oma eesmärkide saavutamist, läbinägelikkust, niisugust nagu terasust, taipukust, et mulle tundub, et sinu õnnistus on kuidagi selline nagu vahemõistus ja sa väga hästi oskad läbi minna mingitest olukordadest, teha väga häid otsuseid, et kui sa oled praegu nagu mingite otsuste ees oma elus, siis on hea aeg lähikuudel, lähinädalatel teha otsuseid, see on toetatud ja sul on nagu andekust selle peale ja ka niisugust sihikindlust, niisugust otsustavust siis oma sellest otsusest kinni pidada ja selle järgi ise minna. Siis Medicine Woman kaart annab sulle välja talveperioodi. Mis iganes sa siis ajal seda ladumist oled vaatamas, see on ajatu lugemine, siis selle talve sümboolika, talve nagu element on maa. Talv on selline aeglasem periood, sissepoole periood. See ei pruugi tähendada sõna-sõnalt siis aastaajana talve, et sa võid seda metafoorina kasutada, kui lähiajal, kui sa satud seda videot niimoodi vaatama, et talv on alles kaugel, siis võib-olla on talv aastaajana kuidagi sulle oluline. Midagi olulist toimub siis sinu jaoks, et võta seda talvekingitust, aga see võib ka tähendada sulle, et pigem pöördu sissepoole, protsessid võiksid olla aeglasemad, otsi vastuseid pigem enda seest, võta aeg natuke maha ja mine nagu aeglaselt oma eesmärgi poole ja rohkem siis nagu tunnetades seda, mis toimub sinu sees, kui et otsides väljastpoolt. Et selline aeglane maaelemendi liikumine, külluse kasvatamine
Need on need märksõnad, mis sinule tahavad siit tulla. Ja armastuse oraakel tahab sulle öelda sellise sõnumi, et oma lähisuhetes katsu leida hea tasakaal selle läheduse ja koostegemise vahel ja samal ajal jättes kõigile nende oma püha ruum, on ju. Et leia see hea balanss seal suhetes, et su suhted toimivad kõige paremini selliselt, et te leiate koos siis olla aega nii armastatu või sõpradega, ükskõik kes siis praegu tuleb sulle pähe selle kaardiga, et veeta seda kvaliteetaega koos, hoolida, märgata, teha midagi koos, jagada ja samal ajal siis anda jälle see selline nagu oma õnnistatud vaba ruum, vabadust, usaldust, seda iseolemise aega. Et see tasakaalu leidmine koos olemise ja omaette olemise vahel on see kuldvõtmekene, mis lähiajal sinu suhteid kõige paremini toidab ja toetab. Aitäh sulle vaatamast järgmiste lugemisteni. Ja armsad siis, kes te valisite grupp number 3 ja selle sellise roosa pendli, teile siis kuutarot toob kõigepealt õhuelemendi ässa, et sellise maagilise Pegasuse või ükssarviku, igal juhul sellise kõrge vibratsioonilise maagilise olendi ja see kaardi sõnum on kuidagi see, et ilma pingutuseta, kerguses, kingitusena tajutavana kuidagi tuleb selline looja puudutus, inspiratsiooni puudutus, uute alguste puudutus, mingi loominguline selline impulss, kui te maalite, kirjutate, loote, mida iganes on ja siis praegu on see aeg, siuke viljakas loomeaeg, et kuidagi see Pegasus nagu eriliselt puudutab teid, et võtke aeg maha kohe, minge loodusesse, minge oma lemmikpaika, võib-olla oma ateljeesse, mis iganes teid kõige paremini toetab ja tegelege loominguga, mõttetööga, loominguga, sellepärast, et see on kuidagi nagu eriliselt tuleb selliseid uusi algusi, uut värsket ideed, inspiratsiooni, selliseid nagu kerges mõnusas vaibis kulgeb see loomise energia, et sellist nagu kevadist uut mõnusat algust on tulemas, ükskõik kas on praegu kevade aeg või mitte, aga kevad on õhuelemendi valitseja ja ta toob nagu uusi tuuli, uut sellist õitsele puhkemist, hästi inspireerivat olekut, et kasutage seda aega, võtke pliiats, paber, kirjutage oma ideid üles, võib-olla unenägudest tuleb midagi, et pange seda kõik kirja ja looge, et see on hästi toetatud. Nii, siis Hidden Realms toob siis sellise võrgukuduja. Ja selle kaardiga mul tulevad meelde kohe siis Põhjala mütoloogiast Nornid, kes siis olid minevik, olevik, tulevik, sellised 3 saatuse jumalannad, kes kudusidki seda saatuse kangast siis, elades siis Yggdrasili ilmapuu juurte all ja kastes samal ajal seda ilmapuud ja kirjutades siis seda või punudes, kududes, kirjutades seda saatuse kangast. Ja mul on tunne, et kuidagi sinu saatusesse ongi siis kirjutatud midagi ilusat ja head ja suurt sisse, et lähiajal see imeilus siis urdrivõrgu muster moel või teisel sinuni jõuab, et kuna see kaart siis õnnistusena tuleb välja, siis mul ongi selline tunne justkui, et sinu elukangasse tuleb mingi ilus, väga huvitav muster praegu sisse. Ja mis see täpselt on,
seda kaardid ei ütle, aga kuidagi oled sa igal juhul nornidele meele järgi olnud võib-olla oma varasemate siis valikutega ja nüüd on midagi ilusat ja suurt ootamas, et mingi väga ilus muster tuleb sinna kangasse sisse, et oota siis sellist värvilist ja maagilist eluperioodi. Ja Medicine Woman kaardid annavad sulle intuitsiooni, sellise Iisise tiibadega kassi, kes on siis Egiptuses olnud selline mütoloogiline püha olend. Minu jaoks kass sümboliseerib ka sellist sensuaalset naiselikkust. Ma arvan, et midagi ka sellist võib olla seotud selle sinu elukanga mustriga, et sa saad end kuidagi naisena eriti sensuaalselt, naiselikult, veetlevalt tunda, et midagi võib-olla romantilist, sensuaalset, erootilist on tulemas sinu teele, et võid end kuidagi niimoodi mõnusalt kassina pehmelt tunda ja hellitusi vastu võtta ja samal ajal siis kuulata oma suurepärast intuitsiooni ja võib-olla selle intuitsiooni pealt teha siis ka mingeid olulisi valikuid, otsuseid oma elus. Ja seda kõike siis kuidagi nagu mulle tundub, et Jumalanna Iisise sellise õnnistuse toel. Ja armastuse oraakel toob sulle välja siis sellise kaardi. Ja see kaart räägib enesearmastusest. Hästi oluline siis sinu puhul on iseennast hästi armastavalt kohelda. Veel tuleb mulle sünkroonsus, siin on ju, kui ma rääkisin sellest urdrivõrgust, siis siin ta on justkui ka sellise puu taustal nagu, et äkki see ongi siis see sinu saatuse puu, et kohtle ennast armastavalt, ole kohalolus oma elus, ära tee nagu asju ebateadlikult, ole hästi armastav, vaata, millised on su mõtted, kas su mõtted enda kohta on toetavad, armastavad, õnnistavad, kui on vaja, siis muuda neid ja muuda oma sisekõne hästi selliseks armastavaks. Kõnele endaga nii, nagu sa tahaksid, et sinu armastatu sinuga kõneleks. Et see sinu kuldvõtmekene on iseenda väärtustamises, iseenda armastamises, iseenda imetlemises ja iseenda hingesõnumite kuulamises, et see imeline naine hoiab kuidagi nagu kätt lausa südame peale, et mul on selline tunne, et sinu süda tahab sulle midagi öelda, et see ongi sinu õnnistus, et kuidagi su süda avaneb armastusele läbi selle, et sa oled hästi-hästi armastav iseenda vastu. Sellised siis saabuvate õnnistuste sõnumid sulle. Loodan, et leidsid siit midagi toetavat, rõõmustavat või ka mõtlema panevat endale. Ja soovin sulle imetabast loomise aega ja uute kanaldusteni, uute tarasõnumiteni. Ole hoitud!